No tšau! Mul on nii hea meel, et sa oled jõudnud minu kõige esimesse YouTube'i videosse. Kes mind ei tea, siis tere! Minu nimi on Anette, ma olen viimaseid päevi 26-aastane. Ma olen selline loomeinimene, ma ütleks. Ma olen olnud viimased 6 aastat jumestaja, siis ma olen poole oma elu tegelenud tantsimisega. Ja mulle meeldib üleüldine selline sportlik ja liikuv elustiil. Ma elan praegu Austraalias, ma tulin siia september 2025, praegu on siis mai 2026. Ma ise ka veel täpselt ei tea, mis siin saama hakkab, aga ma arvan, et küll te siis õpite mind võib-olla paremini tundma nende videote jooksul ja ma väga loodan, et sa naudid. Eelkõige ma teen seda lihtsalt iseenda jaoks, et oleks tore vaadata ja meenutada ja mäletada. Siit tuleb minu nädalavlog, hurraa! Me nüüd sõidame jõusaali. Jõusaal on mingi 5 minuti kaugusel, nagu kõik siin linnas. See on ülipisike linn, kell on 11:19. Mul on täna kavas 5 harjutust. Mul oli just 1,5 nädalat tagasi mul eluhalnud toidumürgitus ja nii kahju, sest mul on täpselt 2 nädalat põhimõtteliselt jäänud jõusaaliga vahet. Eile ma käisin ka ja nii raske oli. Nagu trackin oma raskusi on ju. Ja nii kurb on vaadata, kui need raskused lähevad jälle allapoole. Kui sa tead, et sa ju suutsid palju rohkem, aga ei. Eks on arusaadav, et keha taastub ja ma olingi 3 päeva täiesti pikali maas. Mitte midagi ei söönud, kaotasin 3 kilo ja siiamaani tegelikult magu on nagu ärritunud. Trennis käidud. Mul lihtsalt täna 0 energiat, ma ei tea. Mul üldiselt on jõusaaliga see, et ma täiega naudin. Mulle meeldib käia, see on täpselt selline aeg iseendale, kus nagu oma mõtteid korrastada või lihtsalt head muusikat kuulata on ju. Aga mul ikkagi see toidumürgitus annab veits tunda. Mul ikkagi seest endiselt nagu hästi õrnalt iiveldab ja kuidagi ma tundsin, et üldse pole seda jaksu ja mõnikord lihtsalt on trenniga niimoodi, aga siis sa ikkagi käid ja surud läbi, sest et jõusaal on ikkagi järjepidev pikaajaline treening. Nii et jah. Ma tegin eile kanasuppi ja ma panin selle karpi üle ööks, sellepärast, et mul jäi seda mega palju alles ja ma tegin kananuudlisuppi, tähendab. Ja vaadake palun seda. Vesi on täiesti kadunud. Ma nüüd panen selle kogu asja uuesti potti, vett juurde, et see oleks normaalne supp. Kell on märkamatult saanud 4, kuna homme hakkab töö ja mul on 11-tunnised tööpäevad esmaspäevast reedeni. Siis ma pean täna tegelema sellega, et ma tuun oma CV ära, siis ma hakkan kandideerima Perti tööle. Pert on siis linn Austraalias. Veits suurem linn kui see, kus ma praegu olen. Praegu ma olen Karatas, hästi pisike koht, aga Pert on siis see, kuhu ma maandusin alguses, kui ma Aussi tulin. Teen niimoodi, et 3 nädalat on mul veel farmi vaja Karatas teha ja siis ma tahan minna tagasi Perti, sest et seal on rohkem tsivilisatsiooni. Lihtsalt seda toredat Austraalia elu veel nii kaua elada kui võimalik, enne kui ma tagasi Eestisse lähen. Kell on nüüd natuke 6 läbi ja väljas on juba päris pime. Nii ilus. Vaat neid sunsette ma jään küll siin Karatas igatsema. Tänava peal lihtsalt kutsad jalutavad ringi. Väikses Karata linnas elab ülipalju aborigeene. Austraalia põlisrahvas, mis ta näiteks ei julgeks õhtul pimedas tänava peal kõndida.
kohalik tankla. See on Vannapi burger. Väga veidrad asjad. Ja mina ei oska siis tavaliselt midagi võtta, aga kohvi oskan võtta. Ööpäev on läbi, õhtusöök on söödud, kell on mingi 7:30 ja täna oli esimene päev, kui ma tundsin hommikul, et mul on külm. Ma olen seda tunnet kuid tundnud, aga jah, kuna Eestis hakkab kohe suvi, siis Austraalias hakkab talv. On temperatuurid suht ikkagi nagu kõrged pigem. Ikkagi päeval on siuke 24-27 kraadi. Minu jaoks nagu idekas suvi on ju. Ja siis mulle majakaaslane rääkis, et nemad käivad džempritega nüüd lõuna ajal, sest et neil on nii külm. Ja ta oli eile endale pannud ugid jalga nagu toas, sest tal oli külm. Kell on 6:11 ja vaikselt hakkab päike tõusma. Tere hommikust. Kell on kuskil 6:45 ja teen praegu tööle. Ja tegelikult ma ei ole isegi maininud, kus ma töötan või mis ma teen. Nimelt ma siis töötan hästi pisikeses ettevõttes praegu, kus on 5 töötajat ja kõik on eestlased, aga boss on välismaalane. Ta lihtsalt võtab eestlased tööle, sest et talle meeldib see eestlaste töökus ja see, et me juba teame kohe, mis me tegema peame, et meid ei pea õpetama, või kui peab, siis me oleme kiired õppijad. Aga ma töötan siis ettevõttes, kus me teeme koristust, majade, korterite, kontorite koristust ja siis teeme vahepeal aedasid ja siis kutid teevad rohkem sellist maintenance poolt. Ja ütleme nii, et see on mega humbling experience. Eestis ma töötasin siis tegevjuhi abina ja tegin turundust ja nüüd olen koristaja. Ma ei oleks kunagi arvanud, et ma sellise ameti peale lähen, aga ei, see on selles mõttes väga jutine ja lihtsalt selleks, et nautida Austraaliat, välismaad, siis tuleb teha mõningaid ohverdusi ja Austraalias on tegelikult hästi tavaline selline lihttööd ja siin eriti sellist karjääriredelil tõustmist ei ole. Nii, päeva esimene ülesanne. Hakkame kohe vaipasid tegema vaipamasinaga ja enne siis eemaldame väiksed plekid ära kontsentraadiseguga. Väga mingi old school vaib. Aga jah, emmal on täna viimane päev. Emmakene läheb tagasi Eestisse ja jah. Toasterid siin ei ole. Austraallastel on kõigil täpselt samasugune tööfit. Kõva ninaga saapad, mustad püksid ja sul võib olla kas neonoranž, neonkollane või neonroosa särk. Meil on täna oranžid särgid seljas. Fun fact, Austraalias on madratsitel alati madratsikaitse, siis on kummiga lina ja siis on tavaline lina. Ja ma arvan, et see on sellepärast, et inimesed higistavad rohkem, kuna siin on suht palav. You have to say sexy and then we say 1, 2, thank you. Make sure you send it to me. You cut a little bit. Hibiscus. Oh, hibiscus, yes. These ones I grow, these golden canes. Not those ones, these ones. They're growing, there's lots of foxtail in there. Meil oli just piiroklokk. Ma ei joo muidu üldse õlut, aga täna ma jõin ühe laimi õlu ja nüüd me tulime tööle. Me peame ühe kontori ära koristama, aga see on easy job ja tegelikult on kõik hästi. Tuleb ikka tähistada vahepeal, tuleb inimest ilusti ära saata ja nii need asjad käivad siin.
täna oli siis sünnipäev, sain 27 ja eile mul ei olnud nagu absoluutselt mingit sünnipäevatunnet, kuna ma olen kodust ja lähedastest, ma olen nii kaugel ja tavaline kolmapäev, siis mõtlesingi, et okei, et noh, ilmselt midagi erilist see aasta nagu ei ole. Mulle muidu meeldib täiega tähistada ja korraldada, aga noh, see aasta ongi see, et ei ole nagu midagi, või noh, ei ole nagu otseselt kellegagi korraldada või teha, on ju. Ja siis ma nagu teisipäeval olin selle teadmisega, et okei, ilmselt see aasta mul seda sünnipäevatunnet nagu üldse ei teki ega ole. Täna mingi jalkamäng, igal juhul ja siis täna hommikul, kui ma üles ärkasin kell 5:45 koos suure lillekimbu ja kingitustega, siis see oli nii mõnus algus päevale. See on nii oluline, kuidas su päev algab ja see, et sulle hommikul tulebki lillekimp ja sünnipäevasoovid tulevad otsa voodisse, siis see on nagu nii eriline ja armas. Ja siis ma läksin tööle ja kuna eile meil läksid tiimis siis 2 Eesti inimest ära, siis Emma, ta oli mulle tööbussi nagu juhistme peale jätnud kartmaasikaid ja Ferrero, igastaks neid häid komme. Ja mul on nii maitsud need, just veel mulle väikse kirjakese jätnud ja sünnipäeva soovidega. Meeldivad sellised väiksed üllatused ja kingitused, et minu love language on ka kingitused ja see ongi see, et see ei pea olema mitte mingisugune suur või kallis asi ja keegi on nagu mõelnud sinu peale ja siis teinud selle väikse žesti, siis see on nagu nii nunnu. Väga tänulik kõigile, kes õnne soovisid ja nii nunnusid tekste kirjutasid, et see teeb ikka südame nii soojaks. Ja mul on üleüldse nii hea meel, et igal inimesel on see üks päev aastas, et kui ta muidu võib-olla ennast nii palju ei tähista, siis vähemalt kõigil inimestel on see üks päev aastas, mis on nende päev, mis on nii nunnu ja äge. Igal juhul tööpäev sai läbi. Siis ma tegin ennast korda ja siis ma läksin koos kaaslasega sööma. Fiorita oli selle koha nimi. Võtsime pastat ja ma võtsin kohalikku roosat veini. See oli nii tore lõpp päevale, et see aasta midagi nagu suurt otseselt ei teinud, aga ikkagi tuleb võtta see hetk ise endale, kus sa tähistadki ennast, elu, mõtled oma eluaasta peale järgi, natukene nagu analüüsid. Et ja see on ka ikka uskumatu, et ma sain 27. Ma ei saa aru, et 30 on nii lähedal ja kuidas ma tunnen ennast ikka, nagu ma oleks 16. Või nagu ma reaalselt tunnen seest, et ma olen ju nii noor, kuidas ma saan olla varsti 30. Mitte, et 30 oleks nüüd hullult vana, on ju, aga lihtsalt ma kujutasin ennast nii palju teistmoodi ette, kui ma olen 30-le väga lähedal. Hommikust, täna on reede. Mul lõppes täna töö mingi 3 tundi varem, jah. Muidu mul lõpeb kell 6, aga täna lõppes kell 3 ja siis ma mõtlesingi, et davai, et idekas ära kasutada seda võimalust ja minna trenni jõusaali. Muidu ma käin tavaliselt 2 korda nädalas, laupäeviti ja pühapäeviti. Lihtsalt, sest mul on mega pikad tööpäevad nädala sees, 11-tunnised ja ma lihtsalt ei näe pointi nagu suruda ennast õhtul veel trenni, et ma pigem söön ja magan ennast korralikult välja. Aga jah, et ma teengi niimoodi, et kui mul mõni päev peaks lõppema nädala siis varem, et siis ma teen ühe nagu lisapäeva ka.
kõige mõnusam tunne üldse, kui sa oled tööl käinud, trennis käinud, oled ennast ära pesnud, oled ära söönud ja siis sa hüppad voodisse ja lihtsalt oled. Mu enda jaoks on see täiega sihuke üllatav, et ma suudan nii palju siin Aussis nagu aega maha võtta, lihtsalt olla. Ma ei tunne ennast halvasti sellepärast, et muidu ma olin kogu aeg sihuke, no Eestis nagu sihuke Duracelli jänes, et ma pean sinna jõudma, ma pean seda tegema, siis ma pean neid inimesi nägema. Ja siis kogu aeg oli nagu mingi peas käis nagu mingi 1000 mõtet. Nagu inimene rahuneb maha lihtsalt. Ma olen siin nagu õppinud maha rahunema ja see on üks asi, mille ma kindlasti tahan Eestisse kaasa võtta. Kell on 8:30, ma hakkasin just hommikusööki tegema ja mõtlesin, et nii mõnus, et täna on vaba päev, ma saan pesta ära auto, teha mingid toimetused, mis ma olen tahtnud teha ja siis boss kirjutab, et et kas sa saad täna tööle tulla. Aga kuna laupäeviti on tasu $45 tunnis ja meil on nagu viimased nädalad olnud suht siuksed lühikesed tööpäevad, siis ja vahepeal ma olin selle toidumürgitusega kodus, siis ma arvan, et see on siuke hea, et saab tagasi teenida need kaotatud tunnid. Ma teen kiire hommikusöögiga enne siis tööle minekut. Ma tegin endale kohvi. Ma pole kodus nüüd mingi, ma ei tea, 2 nädalat kohvi või 3 nädalat endale teinud. Muidu ma tavaliselt alati tegin nagu hommikul termosega tööle kaasa. Aga mul on nüüd juba tervis parem, et ma tunnen, et kofeiin enam ei ärita mind niimoodi ja kõik on nii nagu varem. Ja siis, kuna ma ideaalis tahaksin 2 nädala pärast minna Perti või saada Perti kuhugi tööle, siis minu missioon praegu on see, et saada lahti nii paljudest kuivainetest, mis mul on söögikapis, vaadata oma kohver või riidekapp üle, et mul tegelikult on üks suur kohver, aga ma tean juba ette, et mul ei mahu sinna kõik asjad sisse, sest ma proovisin. Ja kuidagi on ikkagi mingid, ma ei tea, autoga seotud asju näiteks kogunenud, et kuna Perdis sai ostetud auto, millega me sõitsime siia, siis seal olidki mingid krokodillid ostetud, mingid mootorõlid, mingid klaasipesuvahendid, mingid siuksed asjad suurte kanistritega, mis olid meil siis auto pagassis, aga meil läks auto katki ja nüüd me kasutame rendiautot ja kui me selle rendiauto ka nüüd kohe varsti tagasi anname 2 nädala pärast, loodetavasti kui me saame tööle Perti, siis ei ole mõtet neid asju enam hoida. Ja lihtsalt ma tahaks need kas marketplace'is maha müüa või midagi teha nendega. Ja siis mul oligi täpselt tatart ka 1 portsjoni jagu. Nüüd sain sellest ka nii-öelda lahti kapist, et ma proovin niimoodi vaikselt. Kell on 7:30 õhtul. Ja põhimõtteliselt ainuke asi, mis ma täna tegin, oli töö. Ja selles mõttes mul on Aussis jäänud viimased 6 nädalat, mis on crazy mõelda. Ja see on siuke hea motivatsioon pigistada nendest viimastest nädalatest nagu välja maksimum, teha nii palju tööd kui võimalik ja et saaks ilusa summa kokku kogutud, sest et üks Austraaliasse tuleku eesmärk oli mul ka raha kogumine, mida siin väga hästi teha saab, et seega ma proovin veel selles osas ka natukene push ida. Aga muidu, kui ma tulin Aussi, siis oli ka päris palju sellist ringitrippimist. Selles mõttes mul on nii kahju, et ma juba siis ei alustanud selle vlogimisega, sest et oleks olnud nii ilusaid kohti, mida näidata, aga mis seal ikka on nagu on. Aga muidu jõudsin koju, siis panin tööriided pessu, panin endale niisutava maski pähe. Ma proovin seda juustele 2 korda nädalas teha
sest et see Austraalia karm päike on ikkagi päris halvasti mõjunud ja mu juuksed on väga-väga kuivaks muutunud. Mul on niigi muidu kuivad juuksed, aga nüüd on nagu eriti. Ja mega tore, et ma eile käisin trennis ära, sest et ma ei oleks täna jõudnudki minna trenni. Ja siis ma saangi oma nädala 2 trenni ära tehtud. Eile käisin ja lähen homme. Oi. Mu süda tilgub väga palju verd, sellepärast et kui ma olin Perdis, siis ma käisin ilusti 4 korda nädalas jõusaalis. Ja nüüd 2 peale minna tagasi on väga kriminaalne. Mul on siuke tunne, et ma ei teegi trenni. See 2 korda nädalas tundub nagu mitte midagi reaalselt. Aga see on parem kui mitte midagi. Selles mõttes ma olen väga excited, et Eestisse tagasi tulla ja korralikult jälle trenni teha. Ja siis ma saan ka oma tantsutreeningutega jätkata, millest ma nii väga puudust tunnen. Sest et siin Western Australias ei ole nagu mitte kuskil tantsida. Siin ei ole, vähemalt ma ei leidnud mingid korralikke siukseid ägedaid tantsukoole, mis mind nagu kõnetaks. Ma olen käinud ainult ühes tantsuklassis, nagu üks treener siis teiselt poolt Aussi, mis Sydneyst tuli nagu lendas Perti ja siis ma käisin tema 2 Hillsi klassis, aga muidu siin ei toimu nagu mitte midagi. Ja pluss nüüd ma olen täiesti mingi isoleeritud kohas, on ju. Selles mõttes ma nii tahan juba tagasi trenni. Sest et see on täiega see asi, mis nagu südant täidab ja mingi siuke eneseväljendus peab ikkagi olema. Muidu ma nagu ei suuda. Et jääb. Hommikust, käes on pühapäev ja ma tulin, istusin siia meie mõnusasse aeda ja tegin endale just värske hommikusöögi. Ma siin rahulikult naudin, söön ja otseselt kuhugi kiirustama ei pea. Vaatame, kuidas see päev kulgeb. Kuna see kanasupp tuli nii hea ja seda on nii lihtne valmistada, siis ma teen seda uuesti. Ja tegelikult siia läheb nii vähe asju sisse. Panengi puljongi kuubikut, porgandit, sellerit, maitsestamiseks tüümenit, tilli, ühe terve sibula, kana, spagetid, aga nii vähe asju reaalselt. Sellega ongi minu nädal läbi saanud, nii et mul on mega hea meel, kui sa jõudsid selle video lõppu ja ma loodan, et sa nautisid, sa võid mulle kindlasti teada anda, kuidas sulle minu kõigessa video meeldis ja et kui sa tahaksid veel näha minu seikluseid siin Austraalias ja peagi ka Eestis. Nii et soovin kõigile mõnusat nädala lõppu ja näeme järgmisel nädalal. Tšau!